mure sellega, et olen liitunud meeskonnaga, kus ma ise ei töötanud. Tulin juhtima meeskonda, mille erialaspetsialist ma ei ole. Meeskond on umbes 35 inimest, nagu justkui on olemas üksused, kellel omad juhid, samas mitmed töötajad töötavad jooksvalt mitme üksuse all. Mina pole suutnud endale selgeks teha, kuidas iga juht oma üksust juhib, kuidas jagab infot, kokku on 4 üksust ja töötajate arv nendes on väga erinev. Plaanin üks-ühele vestlusi üksuse juhtidega, kuid lükkan kogu aeg edasi, et veel selgust saada, aga ise tunnen, et otsin vabandusi, sest mul pole endal head mõtet, mida ja kuidas võiksin teha. Samuti on üksuste spetsiifika erinev, tehnoloogilised katsed, keemilised analüüsid, turundamine ja nii edasi. Ehk siis tegelikult väga tavapärane olukord, kus juht ei peagi olema erialaspetsialist. Juht peab olema juhtimise spetsialist. Sina peadki teadma, kuidas teha mida, kuidas inimesi juhtida, kuidas ressursse liigutada, kuidas inimestega vestlusi pidada. Sina ei peagi teadma detaile lõpuni. Ja minu arvates see on see nagu eriti hea olukord. Miks? Sest et see on see võimalus, kus sa saad ilmselgelt selgitada, et mina ei tea rohkem kui teie sellest erialast, sest et ma olen noor ja selles valdkonnas ja ma tegelikult olengi siin selle jaoks, et õppida. Ja see on ideaalne võimalus, kus sinu meeskond saab sulle selgitada oma erialalisi selliseid spetsiifilisi detaile ja sul on võimalik jällegi õppida endale juurde asju ja kokkuvõttes see on hästi mõnus koht, kus mul ongi võimalik lasta oma meeskonna lõpetada mulle erinevaid asju, mis on väga, väga hea alguskoht. Siis siin on jällegi veel toodud samamoodi, et sina pole suutnud endale selgeks teha, kuidas mida sinu nii-öelda juhid siis nii-öelda teevad, mis on jällegi asi, mida on võimalik lahendada ja sa oled ise välja kogu toonud siin juba seda, et kuidas seda lahendada peab läbi üks vestluste, ega muud moodi teada ei saagi, kui tulebki isoleerida nüüd, kuidas seda mitte teha. Ma ütleksin on see, et võtta see sama grupp kokku ja siis hakata seal nämmutama, vaid tegelikult tulebki teha läbi selle üks-ühtede. Ja nüüd siin on juures ka see, et sa lükkad seda pidevalt edasi, et seda selgust saada. Nüüd küsimus ongi võib-olla siin on, et miks sa seda edasi lükkad. Et see on jällegi väga loogiline asi, sest et kui see on raske ja sa pead näitama enda haavatavust ja ebakompetentsust, sest sa ei oska neid asju teha, siis võib-olla asi on hoopis selles, et sa ei julge ennast panna sellesse olukorda, kus sa ütled, et kuule, ma tegelikult ei tea. Aga tegelikult sa ei peagi teadma ja see, kui sa ütled välja, et sa ei tea, siis see on tegelikult koht, kus on võimalik meeskonna sind toetada ja sellepärast meil meeskonnas ongi erinevate pädevustega inimesed, erinevate erialade teadmistega, et toetada üksteist ja pakkuda siis seda funktsiooni, mida see meeskond tervikuna peaks pakkuma. Et igal ühel omad rollid on ju. Ja võib-olla siin see üks-ühtede edasi lükkamine ja selguse puudus ja võib-olla see on kuidagi siis niimoodi mõeldud, et hakkab siis toimuma see üks-ühele vestlus, eks ole, ja inimene ei oska nagu ette mõeldagi, et mis juhiseid või suuri plaane või ideid ta seal annab, aga ei peagi olema. See võib olla nii, et ta hoopis kuulab seda üksuse juhti ja küsibki, et millest sul puudu on, mis mured on või mis iganes. Just, et kui sa lähedki ühte üksusesse, siis sa tegelikult kõigepealt esimene asjana sa lähedki luurele. Kogud infot, kuule räägi, mis sina tead, mis sina arvad, et mis oleks vaja teha teistmoodi. Siis lähed järgmise juurde, küsid mis sina arvad. Siis lähed kolmanda juurde, küsid, mis sina arvad. Ja siis selle info kokku põhjal sa saad mingisuguse tegevuslisti, vähemalt asjadest, mida arvatakse, et võiks teha. Ja nüüd selle puhul ei ole ju väga keeruline kokkuvõttes panna seesama tekst mingisugusesse ajalisse raami, valida välja, mis on sinu arvates need kõige tähtsad asjad, mis sulle tunduvad, et võiksid saada tehtud ja pakkuda välja siis selline esimene tegevuskava, et millises järjekorras neid probleeme lahendada võiks. Ja siis jällegi selle sama plaaniga minna tagasi nende samad juhtide juurde ja selgitada, et ma sain selle info kätte, üks-ühel jällegi, ja küsida, et kuule, mis sa arvad, kui me hakkaksime sellises järjekorras tegema, et kas see oleks see, mis sind aitaks. Siis lähed selle järgmise tüübi juurde ja räägid temale. Ja iga kord sa lihtsalt lisad andmeid ja mõtteid, mida sa meeskonnalt kogud. Ehk siis mingis mõttes sa kogud lihtsalt meeskonnalt informatsiooni ja sa paned kokku mingis mõttes ühe suure raporti selle kohta, mida sa meeskonnalt kogunud. Lihtsalt sinu ülesanne ongi see nüüd panna järjekorda ja pakkuda välja see viis, kuidas sina arvad, et nende ressurssidega on võimalik seda lahendada. Samal ajal sa võid minna järgmise juhi juurde, kes on siis sinu vahetujuht, ja küsida, kuidas see läheb kokku suure pildiga. Kuidas see läheb kokku nende prioriteetidega, mis ülevalt poolt tuleb, mis organisatsioonist toimub. Ja nüüd mul ongi võimalik panna see ülemine info,
meeskond, tuleb info, see omavahel kokku ja sellest tekibki mingisugune siis plaan, mis ei pea olema ideaalne, aga see peab olema lihtsalt plaan, millega liikuma hakata, sest et kui me hakkame nüüd liikuma, siis me hakkame saama tagasisidet ja tegelikult kulubki, ma ei tea, kuid ja miks mitte isegi võiks öelda, et keskmiselt ma arvan pool kuni aasta kulub selle peale aega, et üldse aru saada, mis siin üksuses toimub, mida tegema peaks hakkama, ehk siis see ongi sisseelamisaeg ja see on täiesti nagu loogiline ja mulle tundub, et sa ütled siin, et sul pole endal head mõtted, aga see, mida sa just ütlesid, need ongi väga head mõtted. Tegelikult tulebki minna ja hakata vestlusi pidama ja ükskõik kui kaua seda edasi lükkad, siis see edasi lükkamine tegelikult ongi see, mis frustreerib võib-olla sinu meeskonda ja sinu juhte, sest et kõige nagu suurem viga, mida põhimõtteliselt saab teha, on jääda üle mõtlema ja analüüsima, mitte tegutseda, et isegi kui sa lähed peale ja hakkad liikuma, isegi kui sa liigud natuke vales suunas, siis see on täiesti okei. Sest et siis sa saad ju korrektuure teha. Ja kuna meeskond ka tegelikult teab, millega sa tegeled ja kuhu koht sa saad, siis sul on võimalik alati jällegi korrektuure teha. Nii et kõige olulisem on saada liikuma. Ja isegi kui sul oli häid mõtteid, siis sa saad ka seda öelda selle üks vestlustes inimestel, kui mul pole ühtegi häid mõtet. Aga mingid mõtted sul ikka on. See, et need mõtted pole head, on jällegi sinu enda silt, mida sa oled pannud külge oma mõtetele, et need mõtted, mis mul on, ei ole head. See on sinu arvamus. Ja nüüd, kuidas saada teada, et sinu mõtted on head, siis ainukene viis saada on tagasisidet. Panna, need on minu mõtted, mis sa arvad. Need on minu mõtted, mis sa arvad. Need on minu mõtted, mis sa arvad. Ja kokkuvõttes see ongi see viis, kuidas sa seda asjast lahendust leidma hakkad. Ja ega seal muud kunsti polegi, et tasa ja targu, väikeste sammude kaupa hakkad infot koguma, plaani kokku panema ja liikuma ja siis, kui sa paned plaani liikuma, hakkad saama tagasisidet ja kui sa saad tagasisidet, siis kohandad oma plaani ja jätkad liikumist ja see tegelikult see juhtimine ongi. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtleja, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk järgi muutuge robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te kõik otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu.
YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalikult kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!